No nii. Uhke sepikoda. Kaua sa siin sepikojas oled olnud? Varsti saab 3 aastat. Tulin sügisel. Ja nüüd siin suvel on üldiselt kõige toredam olla, siis on nagu kõige vähem peab üldiselt kütma, aga natuke seda talverõskust on ikka veel kahjuks sees. Ja palju tegevust ka nõues ka mul muidugi, siin on aed ja muu salapõra loodusega. Mis masinat need sul siin kõik on? Siin on reas on 3 sepaambrit. Miks sul nüüd nii palju on? Sest et raud on kuum ja siis ta jahtub päris kiiresti ja siis teda on nagu vajalik üldiselt nagu võimalikult kiiresti nagu liilutada, et ta säilitaks või noh, sa ei peaks maha ja uuesti soojendamise peale aega kulutama, et raud lihtsalt vajab natuke sellist hellahoolt ja ühelt saab venitada, teisega saab mingit jälge sisse lüüa ja 3. rakis ja eri tugevused ja ikka on nagu siukseid. Ja siin on sul igasugused kruustangid ja sellises kultuuri. Mul on see kogu elu läks sepiga ehitamine. Ja siis ma ehitan siin endale kruustange erinevaid ja gaasiääsid on mul siin hetkel poolikud, et siit rasvakriitidest hakkavad kunagi sellised tulejoad hakkavad nagu välja tulema. Ja see on nüüd siis selline ribbon burner Ameerika keeles. Ja siis siit on selline gaasiääs, siin on üks pool, siin on teine pool, siis on üks siin kokku ja siis ma saan kunagi siin selliseid suuri taieseid teha sellise gaasiääsiga. See on selline uhke projekt, mis siin nagu hetkel need betoonid on siin peale 3 nädalat kuivanud, et ongi tegelikult täpne aeg, mis on varsti kokku laduda ja siis saab ühe võimsa asi valmis. See on siis selle suve plaan seal juba, jah? See on jah, siin võtab, kõik aeg võtab aega. Erinevad disainid ja lõpuks on nagu aega, lõpuks on see töökoda nagu välja joonistanud ennast, et see hästi kitsas on kõik aeg ja kõik aeg toon asju juurde ja kõik aeg panen asju vaikselt üksteise alla ja sisse ja peale ja parandan ja lihvin ja pesen ja hoolitsen. Okei. Näita siis võib-olla õues ka, mis sul on? Õues? No, õues. Või mis sul siin on olnud see viimane projekt, mis sa siin oled valmis teinud siin? Viimane oli siis rauaravi, et siis mis mul siin näidata on, mul on üldiselt kõik ära koristatud siin. See nüüd läks väga sassi siin vahepeal töökoda, et siin on, näitan sulle gaasiäsist on veel betoonitükk ja natukene alles. Aga see rauaravi asjad, millest need olid sul tehtud? Millest sa see kõik kokku panid? Siin on üks pronkskamakas on ju. Sepistasid pronksi siis? Tegelikult on ta messing pigem, jah. Ta on hästi huvitava tekstuuriga, hästi pehme sepistada tegelikult ja hästi peab valima temperatuuri. Aga kuumast et ära ei põle. Siuke kuumaks pikka peab natuke ajama, aga väga kuumaks ka ei saa, siis ta põleb tsink välja ja siis ta kukub koost ära. Aga selliseid juppe mul siin nagu, mõned nagu jäid alles. Aga mis need suured asjad on, mille ümber, mis asi see suur asi oli, millest see suur? Kas sa mõtled need või? Ei, no vaat see oli sul hästi suur mingisugune kesk. Ja mul olid sellised torujupid olid pressitud. Nendest ma siis ladusin sellise tekstuuri talle kokku. Ja siis mul oli erinevad katsejuppu siin ja siis neid ma siin vaikselt paigitasin kokku. Ja hästi põnev oli, võttis nagu hingetuks ja hästi puhtaks tegi ennast ka ja ravis ise ennast ka. Mul ei ole sihukest perioodi olnudki, et ma nüüd nii kehast välja higistan ja punnitan kõik, et sellist naudingut pole ammu olnud. Okei, kahe. Jaa. Kaua sa tegid neid? Mõtlesin kaua, tegin kõvasti, ütleme niimoodi. Ajaliselt ma ei hakkaks siin võrdlema, et siin oli mitme mehe peale ja mul olid siin sellitabis ja üksi ka ei tee seda suurt rasket rauda ja eriti veel kuumane ja siis mul õnneks käivad mõned tudengid abis ja õppimas ja siis on väga hea nende toega nagu ka mõnda teost nagu luua. Üksi tihti saadi, aga ongi, et alati peab ikka tööpäevas mingi taustamüra ka olema. Mis see mõte siis on see rauaravil, et kui keegi ei ole seda näitust näinud, et kuidas sa seda nagu ise kokku võtad, et sul on seal erinevaid rippuvaid objekte, siis suuremaid kultuure, et kuidas see? No ütleme niimoodi, et see raud minu jaoks on selline hästi looduslik materjal ja siis ma sealt
pitsitasin võimalikult palju välja, võimalikult lihtsasti, võimalikult voolavalt. Et mina iseenesest nagu näen seda rauda, tema on nagu minu hinge ja keha sees, et ta voolab. Ja siis ma üritasin läbi selle voolavusega teda materjalist nagu tarretada, haamri ja tuledes nagu sepistada ja edasi voolavaks muuta. Et siis nagu enda hingele ravi ja puhastust. Valmisid siuksed 2 skulpturaalselt suurt ligi 2,5 meetrist süstalt. Need on niisugused süstad, ise nimetad neid süstad? Ma ise natukene süstlaks ja eks nad siuksed metafoorilised on või need ei ole otsesed. Nagu, minule meeldisid need kosmosesüstikud natukene. Ja seal igal ühel on õnneks, et seal on see tõlgendamisruum on hästi lai kõigile ja seal on erinevad materjalid ja tehnikad kasutuses, et see ei olegi nii ühtlaselt loetav, et see on nagu, aga selles mõttes, et ta nagu nõelakuju on ja mingi vars on ja vähemalt ei meenutada midagi muud. Äge. Jaa. Aga näita mulle natuke võib-olla veel, mis sul siin on? No, meil on siin masinad, siin ütleme, mis jah, siinpool siis on nagu puumtöötlemismasinad. Siin on ääsen, siin on press, siin on sepp, haamrid, siin on erinevad tööriistad. Hästi palju igasuguseid meisleid, torne tehtud, et siis mul on kohe neid siit hea võtta, üldiselt on nad suht korrastatud mul ka siin, et leian üles kõik kalasi tööriistad, mis käivad alasi aukudesse, 40 aukudesse, on kõik olemas. Ja siis siinpool on selline, ütleme, et külmtöötlus ja kuidas nüüd nimetatakse, radiaalmasinad, mis ümber oma tõljed pöörlevad. Siin on selline käsipress, see on siis pindelpress, siin on puurding, treibing ja veel üks võimsam puurding. Et ma arvan, et nagu ma väga siin raua töötlemisel hätta ei jää. Mulle tundub, et on iga tehnoloogia jaoks peaks ikka paar masinat olema, nagu mitu alasit ja mitu purbinki ja mitu partsu ja võib-olla ma nii suur treijal ei ole, sest mul kahjuks on ainult üks treibink, aga aukusid ikka tuleb erinevaid ette puurida ja see lihtsalt aeg on kõige kallim väärtust, et siis peab lihtsalt seda aega nagu säästma tänapäeval ja siis tuleb nagu ette puurida, väiksem auk, suurem auk või teisel puurpingil on jällegi eelis, et sinna saab boonuseid ja muid tööriistu panna. Aga see selleks, ega mul siis nagu kogu töö mul ei toimugi hoopiski siin töökohas, et mulle meeldib palju ka õues olla, et siia töö võtta tulla. Näita, mis sul selle õues on? Lähme õue. Õues käib kõva töö, siin on... Oota korra. Jah. Näita, mis siin toimub ja mis asi see on? Mis see on siin? Siin väärikas tuurang, Villu Muskivi, meie koos teeme siin aeda, ta aitab mul lõigata veetünni hetkel. Teete veetünnist aia või? Kasmiseks on see. Vee kogumiseks. Elame siin nagu ütleme siuksed nagu rednekid. Ja vett ei ole õnneks või kahjuks, siis on siuke puhtast loodusest elamine. Aga aeg juba kasvab nii jõudsalt ja ei ole enam vett, meres ka ei saa võtta ja siis... No jah, sul on meri siin otse siin ukse taga, on ju? Ja draakonid ja lohed on ka seal kõik. Selline elu nagu enne muiste. Oi, nagu väga vanasti. Siis tuleb vett koguda natukene ja siis aed on nii võimas ja siis lähme edasi aeda. Aga mis asi see sul on? No sellest tuleb saun. Assoo! Saun siia ei jää, aga saunast tuleb siuke mobiilne saun, tuleb autokasti ja siis... et saad igal pool rännata ja siis tantsulava on meil katusel. Ja mul on igal pool sauna vaja, kus ma lähen. Puhastad ennast alati ära, et jumalest... Lõpuks on oma sauna. Midu ma nõuan. Mine sina ees. Ei, no sa ikka näita mulle teed. Avasta. Sire lõitseb kõik on nii kena. Oi, tõesti. Nii kena on. Oi, näed, siin on sul üks skulptuur. Siin on mul ka üks ikka maalähedane taies. Emake maa on siin. Millal sa tegid selle? Ma tegin selle siin mõned aastad 3 tagasi. Päris lahe väänamine oli. Suured rauajupid kõik said läbi gaasiääsi rolli teeratud. Selge. Siin on mul aed. Mida olen siin juba mitu aastat oma kalli kaasaga, Liinaga rajanud. Ja alguses ehitasime selle Noblessneri sadamaes ja siis me kolisime siia, tähendab, kui sealt Noblessnerist minema rendilepingut läbi said, minema ei löödud lahtusime sõpradena ja
ma olen siia vaikselt siukse mingi maja kokku ehitanud, nõiamaja ja kas ma siin loodan, et... Nagu Lehtla? Jaa, täiega. Aga miks sul seal see vann niimoodi sinna mulle hunnikuks jääb panna? Ma lähen Tartu, ütleks niimoodi. Ta on väga kunst küll ja mul on sinna alla maetatud piparmündid, et sealt hakkas, üks päev hakkas nagu mintu vann tuleb sinna. Et eriti lahe ja seal on mingid saialilled veel ja igatahes sealt tuleb huvitavaid asju. Mul siin väiksed peenrad on, et see elab oma elu. Mulle anti see vann, see oli nii ilusa mailiga kaetud, et seda ei raatsinud nagu siis nagu originaalis nagu vana rauaks teha või katki taguda, et... Ja lõhkeplatt on sul lehe. Ja. Ja mesilased on ka sinu või? Ei, need olid siin varasemalt ja siin natuke ongi selline... Vaata, siin on nagu selline praht ja rämps ja kõik see oli siin, mis siis nagu oli, et ma olen siin nagu seda muutnud kõik, et siin on hästi palju rämpse. Jõudu mööda. Ja siin see paljastar on selline käitlemine on siin suuresti au sees või niimoodi olnud kõik aeg. Aga siin kunagi oli aias ka Nõukogude sõjaväel oli oma nagu aed. Ja minu siis sepikaas oli köök. Selles mõttes on nagu päris huvitav, et olema siin... See on armastuse energiaga sul see. Ma loon seda sarnasust ja siia olen loonud sellise... jällegi kupasema nurgakese. Ja kus on hästi tuulevaikne ja ma sinna panen viinamarjad seina äärde, ronivad tomatid tulevad sinna ja eriti mõnus on siin on nagu mitu tsooni, siin on kõige tuulevaiksem, siis siin on natuke pool tuulevaikne ja seal on juba väga tuuline. Ja siin kasvavad erinevad taimed, siin on istikud tulevad, siin on kalerapsas, lehtpeet, maasikad, sinna tulevad tomatid, paprikad, piprad, sinna teen veel ühe väikse peenra, siis siin on vaarikad, loomulikult kasvavad. Siin kunagi olid suured kasvuhooned rauast ja klaasist, aga need siin viidi millalgi vana rauda. Ma neid ei näinud ja siin seina ääres olid ka siis originaalis viinamarjad kasvanud. Et siin nagu kujutan ette, et päris nagu lahe aed oli, et mulle nagu meeldib seda natuke siin kuidagi, ütleme niimoodi, ise ei teagi, avastan seda nagu samamoodi, et loon seda. Natuke siuke déjà vu käib läbi, et mis siin nagu olnud on ja siis oma peas nagu taas loon. Ma ei usu, et siin täpselt samamoodi oli. Kindlasti mitte. Aga väga-väga mõnus on siin olla, et mul on siin oma kassid ka. Siin on tegelikult isegi loomade varjupaik. Ma nii kiidan siin ennast. Aga loomade varjupaik on seal on kassid ja koerad. Seal vahepeal lauguvad ja... Aga siin mingi 5 kassi jookseb niisama ringi ja mõned on isegi päris sõbrad. No siis sa võib öelda, et koduloom on ka olemas, siis sul on kõik paigas juba. See on lihtne, jah. Aga hakkame võib-olla täitsa kuskilt rohujuure tasandilt. Sest et see ei ole üldse sul esimene stuudio, ega ei tea, kas ka viimane. Ega ei tea, kas ka viimane, jah. Mõni inimene ütleb, et ta on mind nii kaua, kui ta mind tunneb, ma olen ainult sepikodasid ehitanud. Aga see vist, kas ma lõin oma esimese sepiga siis selle sama äsi teisel kursusel. Ehitasin seal kultuuriratlasse, siis veel ei olnud seal mingit remonti ja oli seal natukene selline alternatiivsem elu käis ja teater oli veel ja muusikad ja sellised ägedad peod olid ja aga siis seal sai mõned aastad head elu nautida ja siis läks seal remondiks ja siis pidi edasi kolima. Siis jõudsime Lina tänavale, siis seal sai ju päris mitu aastakest vastu pidada rohkemat viis ja siis... Seal oli sul nii huvitav põrand, ma mäletan, et need pakkudest kokku pandud kuidagi. Ja seal oli puupakkudest, seal ma ikka hästi palju taaskasutan materjali ja siis mul seal kultuuriratlas oli mingi vanad töökojaruumid, kus olid sellised puupakkudest, mis olid pigiga veel kaetud, siis nendest lotsidest ma siis ehitasin pakkudest suure põrandasepiga ette. Aga see oli lõpuks nii suur töö, et seda ma siin ette ei võtnud enam ja kunagi uues lõplikus sepigaes, kus ma võib-olla tulevikus ennast näen, ma ikkagi selle sama paku põranda tahaks endale uuesti realiseerida, sest et see lihtsalt jalgadele nii hea, et sul on nagu ergonoomiline seal peal seista. Ma olen ikka tegelikult õppinud ka päris palju nende sepikala ehitamisega, et lõpuks pead enda keha hoidma ja endale võimalikult mugavaks tegema. Et see raud on ikkagi lõpuks kuradima raske materjal ja keha ei pea ka lõpuni vastu, et lihtsalt kõike peab nagu silmas pidama ja natuke ennast ka hoidma selle tööga, et ei tasu end ka ära tappa. Aga lähme veel rohkem algusesse. Räägi, kus sa pärined? Milline on sinu selline taustsüsteem? Kes on su
vanemad, kas sul on? Ahah, ma jah, pärinen siis oma vanematest. Nemad on kõrgelt ka võib-olla ütleks niimoodi maainimesed ja lillelapsed. Kokkuvõttes olemegi kõik Põlvast, aga siiski päris tore on olnud Põlvas üles kasvada ja nüüd siin suurlinna tulesid Tallinnas nautida. Aga seal Põlva on küll siuke kodu, nagu seal on nagu siuke metsad ja rahu ja mis ma mõtlen selle peale. Ütleme see taevaskoda on minu selline lapsepõlv võib-olla, kus siuksed helgemad mälestused siis niimoodi kohe nagu meelde tulevad, iseseisvad jalgrattaretked ja... Julgesid seal koobastis ka ukerdada või? Ja ikka julgesin, jah. Jah, see kukkus kokku nüüd. See emalate, see on mingi nire on seal nüüd. Aga millega nad tegelevad, su vanemad? Vanemad, isa on talumees, kasvatab teiseid. Aga üldiselt, võib-olla selle ameti peal ma kindlasti läbi oma isa tänu talle sattusin, sest et enne selle suurt veiste kasvatamist tegeles ta hoopiski potsepatöödega ja ahjude ja korsnad, pliidid, kaminad, kõik asjad ja siis ma käisin taga teismelisena tihti tööl vehtedel kaasas nädalavahetustel ja siis eks me võitasime ka mingite sepikodade vahelt ja seal olid mingid sõbrad-sepad tal ja siis ma nagu tutvusin selle eluga ja sain ka nagu siis nagu ütleme niimoodi, et käevalgeks ja nina tahmaseks ja see oli päris lahe ja siis ma seal esimese asjana sepistasin mingi mao. Lihtsalt tagusin 2 päeva. Päris ägeda mao sain, see on mul senimaani alles see ema käes. Ja selline ravimadu tuli, päris suur kobra oli. Aga vanemad, ema mul hoopis tükis raamatupidaja, natuke reaalsem inimene, aga siiski kõvasti aiandab ja majandab ja on selline hästi tubli töökas, armastav, hooliv ema. Väga palju temaski tuge elu jooksul olnud ja eks seda loomingut samamoodi on see ema näidanud võib-olla seda loodust hoidma ja arvestama niimoodi, et see selles mõttes on mul päris nagu huvitav rahulik mitmekesine töökas, toimekas lapsepõlv või elu olnud, et kõik aeg on midagi alati meisterdatud kuskil. Ja kui liha on vaja, siis alati sinu poole pöörduda, siis saab liha ka. Kõikidel seppadel on kõhud täis. Alati pöörduda. Ja kala, sest et eks need sinu kala ja liharoad on vist kõigile juba. Olete Liinaga teinud neid supikesi siin Noblessneris vist kõikidel. Ja kõik on oma kõhu saanud, aga ikka nüüd aiandust ka, et siin sügisel siis on lõikuspidu, siis tuleb jälgida, mis nüüd siis sügisel saama hakkab, et see aeg, ma arvan, et tuleb ka päris vihase saagiga, et ootame, mis siit saab. Aga sul on õdesid ja vendasid ka? Mul on üks õde, üks poolõde, üks vend on ju. Vend on selline lihasem, ta on natuke ka loominguline, natuke teissugune, ta on hästi selline. Ta on pigem nagu numbrites ja tehnoloogiliselt ta on hästi nagu selline loominguline, et talle meeldib asju nagu, talle meeldib nagu näha, kuidas asjad töötavad, et peab teadma, kuidas need töötavad, asjad lahti võtma enda jaoks ja siis uuesti kokku panema. Temal on hoopis teismoodi selline mõttemaailm hästi põnev. Mina nii reaalselt nagu ei saaks paigale püsida. Aga omavahel mängisite palju lapsepõlves? No kõike sai tehtud. Mängitud, kakeldud, eks sellised valusamad emotsioonid on rohkem meeles. Aga ütleme, et see ussi meisterdamine, see on sul kui varasest noorusest juba? No see tuli tegelikult, see oli võib-olla seal keskkooli lõpupool, et siis ma nagu esimest korda siis saingi sepistada ja eks see nagu tuli niimoodi juurde, et võib-olla tihti lapsed mõtlevad ja käivad nagu oma vanemate mustrites, siis eks minagi mõtlesin samamoodi, et kuidas ma siis olen ehitaja või potsepp või kes ma siis olen, et eks ma mõtlen seda senimaani, et kes ma olen, et kas ma nüüd siis olen kunstnik või ma olen nüüd õpetaja või ma olen töökohameister või ma olen disainer, et siis ma alati nagu küsin vahepeal endal. Hunt Kriimsil. Ja Hunt Kriimsil, et kes ma siis olen, et vahepeal ma tegelikult võtangi teadlikult selle fookuse nüüd, et
ma olen aru saanud, et ma ei saa olla korral kõik inimesed, et kui ma nüüd teen mingit kunstiprojekti, siis ma tõesti sain tunda, et ma olen kunstnik, aga vahepeal eelmine aasta ma võtsin täie rauaga tõsidusega siukse ameti, et ma nüüd olengi töökohameister, on ju. Et kuna ma olen Kunstiakadeemias ka töökohameister, et siis ma ei tahtnud seda energiat enam nagu, ei jaksa lihtsalt kõik paratamatult teha, et siis suunaks seda loovust ja energiat siis töökohameistri ametisse vahepeal. Siis kui töökoda saab valmis, siis ma ei pea muidugi enam töökohameistri olema, et siis ma võin jälle vaba olla, et siis ma võin siin kõike teha, et siis ma saan ise tahaks ka nagu oma töökohas natuke vaba olla ja residentuuri teha, mitte ainult olla nende masinate ori ja neid parandada ja hooldada. Tahaks ka nagu vahepeal vaba kunstnikuna tunda. Et see vabadus on väga nauditav, kui ei ole sellist tellimust või ahneid silmi, kes ainult nõuavad sinult midagi. Aga ühesõnaga, siis sa olid juba päris keskkooli nagu mõõtu, kui sa sepistasid ja siis sa läksid, mis sa tegid peale seda keskkooli, kas oli sul teadmine, et nüüd peangi sepaks saama või oli sul rohkem nagu kahtlusi ja otsinguid või kus sa edasi läksid? Mul on jah mõtted, et ma väga ei taha nagu kindlasti ära killustada, et ma olen nüüd ühtesugune inimene, et ma olengi nüüd siis... Ei, ma mõtlen, kus sa läksid peale keskkooli õppima? Kohe ongi, et ma ei läinudki kohe õppima. Ma olen nagu niimoodi jätnud endal mõtte vabaks, et ma ei lähe seda traditsioonilist teed, ma nüüd lähen kohe kooli õppima. Ma alguses peale keskkooli mõtlesin, et mis see maailm nüüd on, lahe. Tõmbasin kohe minema, ostsin piletit Liverpooli, läksin sinna, sain mingi töö. Töötasin ühes puiduettevõttes, tegime seal mingid piirleid puidust, naelpüssidega tagusime kokku euroaluseid. Aga enne seda ma juba teadsin, et ma tegelikult tahan sepaks õppida ja siis seda tööd tehes mul sai kindlasti selleks, et ma nüüd lähen Eestisse tagasi ja ma siis hakkan sepaks õppima ja siis ma alustasin oma sepatöö õpinguid Vana-Vigalas. See oli isegi sepatöö ja kiviraidumine, et mulle väga meeldis selline Gunnar Vares oli toona meil siis värsket verd täis, uus õpetaja tahtis energiat täis, meie olime seal uued õpilased tal, väga lahe oli. Alustasime seal kergelt puurpinkide püsti lükkamisest ja partsude parandamisest ja tegime töökoja korda ja hästi siuke põhjalik nagu õpe oli, mulle väga meeldis seal. See on väga head nagu alustavad sealt sepatööst tema käest ja põhitöövõtted ja ma siiski kõiki tänapäeval neid rakendan ja ei ole nende tema sõnadest nagu kunagi kahend ja kõrvale heitunud, et see oli kõva abi nii kunsti või see Vigala sisse läbi ja siis ma mõtlesin, et nii, mis see sepaamet nüüd on ja kas nüüd peab seal jälle minema Kunstiakadeemiasse edasi õppima, siis ma kohe ei läinud, nüüd küll kohe kutsutist, et lõputöö mulle neile meeldis, tegin ühe vägeva luku, see suure aida luku, mis mõlemalt poolt avatud, 3 triks-traks, võtme keeramisega riivid, asjad, jutud. Aga siis me EKA-sse ka kohe ei tahtnud minna, vaid hoopiski, ikka see maailma avastamine, see ka tundus, et väiksele Põlva poisile, et see on kõige tähtsam ja siis ma olin ühes sepivas tööl ja siis tuli pakkumine, et need mehed hoopis, et on ehitusbrigaadi vaja ja siis läksime Stockholmi vanalinna katusekortereid ehitama ja siis tegime sinna mingid lukskortereid ja õppisin natuke ehitustöid ja siis mul sai ka jällegi seal välismaal selgeks, et ega ma siin tahan ikkagi just EKA-sse minna õppima ja siis ma läksin EKA-sse õppima. Ja sain sisse, väga tore. Seejärel sai EKA-s veedetud ligi 5 aastat. Vahepeal käidud isegi Rootsis õppimas ja Saksamaal praktikal ja hästi põnev oli kõiki maailma seppasid ja sepikodasid jällegi näha ja hästi lahe on see välismaa pool just olnud nagu ja need kolleegid ja need teadmised ja jutud ja kogemused ja loodus ja kõik muud asjad. See on mulle jah siukest palju inspireerinud ja siis pärast EKA-t. Oota, räägi sellest EKA-st veel, kes olid sinu õppejõud ja mingid siuksed võib-olla lemmikained või? Minu lemmik õppejõud
ma ei pane... Meil on mõjud, ütleme, kes on mõjutanud? Jah, ütleme niimoodi, et Heiro ja Asso kindlasti olid sellised oma ala õppejõud ja muidugi Raitsis ka samamoodi ja Risto ja kõik teised õppejõud, kes meil seal metalli osakonnas on, need on hästi suureks inspiratsiooniks olnud ja nad on ikka hästi mõjutanud ja oma enda tegudega, et mulle meeldib ka vaadata, mida minu enda juhendajad teevad ja nende töid on alati imetlusväärne vaadata tehnoloogiaid ja ei ole kunagi jällegi kahelnud, mis õppejõud on öelnud ja sellised kahjuks ütleme EKAs võib-olla seal praktilist poolt oli natukene vähem ja sunniti mõtlema ja lõpuks ma ikkagi sain aru, et see mõtlemine ongi kõige põnevam osa selle koodi juurest, et mulle on ikka meeldinud nii palju tööd teha füüsiliselt ja et sellest raske tööga see mõtlemine endale selgeks teha, see on päris mõnus ülesanne olnud ja sellega ma olen selle üle mul on hea meel olnud, et ma olen saanud vabaks ja vabaks loomamaterjalis, sest tihti sepad jäävad sinna kinni oma kolmnurkadesse ja ringidesse ja nelinurkadesse ja ei suuda lihtsalt vabaks tulla sellest mingisugusest jadast ja jaotusest. Et see on selline, et rauas tõesti vaba olla, et see on päris raske olnud tihti peale ja enam ma ei tunne seda pinget, et nii kaua on seda juba tehtud, ligemale 15 aastat nüüd on sepa Anastasi. Ehk siis 10 aastat tahtsin küll kõige vägedamaid töid ja tehnoloogiaid ja putitusi ja sepakeevitusi ja kõik ägedat asju teha ja ma arvan, et ma tunnen väga hästi ja mugavalt nüüd, et mul on need asjad nüüd lõpuks käes, et peaaegu magister musta lööga, ja võin nüüd erinevad operatsioone küll läbi viia ja julgen siin igasugustest konkursistest osa võtta ja ideid pakkuda ja teostada samamoodi, et mul on suured ambitsioonid, plaanid, tahaksid ka aina veel ja suuremaid asju ka tulevikus teha ja selline kullassepatöö mulle ja nikerdamine mulle paratamatult ei ole mastaabil natuke istunud. Teiseks mul lähevad siin sõrmed tihti krampi, kui ma pean midagi üksteist asja tegema ja sellest ei tule midagi välja, et kahjuks pean jälgima, mis ma teen. Et koolis said kullassepatööd proovida küll? Jah, ikka see ka ei ole jällegi mõõda külgi maha hoolanud, et raua kokkujootmine on väga põnev tehnoloogia, et mulle ikka meeldib vaadata, kuidas materjal läheb sinna, kus on soe, kuidas materjal räägib tulega, kuidas tuli teda kõnetab, talle soojust annab, teda paisutab, teda liigutab. Tulega töötamine on üks väärt kunst, seda iga päev ei saa ja selline, ütleme niimoodi, et tööle tulek juba, kerge tule alla tegemine, see on juba omaette rituaal, et sa teed tule alla oma kätega, siis mõtestad välja, mis sa hakkad tegema, paned rauad vaikselt tulle ja vaikselt juba hakkab töö kodagi soojaks minema ja siis vahetad juba riided ja siis saadki tegelikult juba tööle hakata, kui seda just alati saab tööks nimetada, aga siis edasi rauaga hea töötada, kuigi ta on kuum, siis sa saad tema peale alati vaadates mõelda ja isegi kui ta maha jahtub, siis ta lubab sulle endiselt edasi töötada, et ta ei ole kapriisne, et ta on alati natukene muudetav, et olenevalt terase tüüpidest, kui väga legeerterastest ei räägi, et mulle pigem meeldivad pehmed terased, mida on kergem sepistada, aga mõned teised materjalid, et klaas, mis on nii kapriisne ja õrn ja nii kui sa teda valesti kuumutad või jahutad, ta kohe lendab kildudeks, et see on ei, ma ei saa niimoodi, aga siiski on seda ma olen klaasi puhumist ka natuke saanud õppida õnneks, kui ma Ameerikas magistrit omandasin, siis seal oli ka selline kunstiülikool, kus oli väga heal tasemel metall, sepis, klaas ja keraamika. Millal sa seal jõusid? Kas sa käisid seal Erasmusena või mingi vahetusüliõpilasena? Ja ma käisin seal lausa Fulbright stipendiumi toel. Kaua sa olid seal? Olin 3 aastat lausa, tegin kogu magistri ära ja otsa. Sinu magister on mitte Kunstiakadeemias, vaid siis Ameerikas? Ameerikas, jah. See läks tekkis, ma ei saa öelda nüüd võimalus, oli meeletu kadalipp.
seal viimasel EKA aastal tuli seal mitu meili välissuhete osakonnast, et kandideerige USA välisministeeriumi stipendium, blablabla, tähtaeg, nii. Siis tuleb jälle uus meil, jälle uus tähtaeg ja siis jälle mingi uus tähtaeg ja mõtlesin, kaua nad timitavad seda postkasti ja et siis korra jäis mõte, et aga mis siis oleks, kui lähekski Ameerikasse õppima. Sihukest võimalust nagu elu sees kunagi nagu ei mõelnud, et selline võimalus võiks tulla. Ja siis ma sinna vaikselt kirjutasin ja vaikselt sain aru, et seal on application lehel ja vaikselt hakkasin pihta ja olid intervjuud ja voorud ja ja siis läks asi lahti ja siis läks asi tõsisemaks, kui juba kogu edasi sai mingisse vooru ja lõpuks oligi juba nii kaugel, et hakkavad piletid tulema ja mingid viisad aetakse minu eest korda ja asi läheb tõsiseks ja tuleb loobuda sepikohast ja kodust ja elust. Ja siis ma sinna lendasin läbi Moskva, New Yorki ja Chicago ja Kansasesse välja ja otsin maisipõldude vahele ja oli selline sissejuhatav elu Lawrence linnas, mis oli väga lahe ülikooli linn. Seal me olime suvel, jõudsime kohal, oli pluss 35 kraadi, umbes 4 nädalat järjest. Kõik jäid haigeks, üle maailma inimesi oli kaos, hästi hea energia oli Filipiinidelt, Malist, Prantsusmaalt, Eestist, mina ainsana siis, kust neid veel kõik oli, Afganistanist oli, Kõrgõzstanist, Kirgõzstanist, Taiwanist, Nigeeriast. Hästi suur rahvusvaheline seltskond oli, hästi palju Fulbrighterid üle maailma, kõik eri huvidega inimesed, et hästi mõnus oli nendega koos olla, nagu siuke integratsioon, sisse elamine Ameerika ellu ja kultuuri. Näidati, kuidas peab sööma hot dogi ja purksi ja mis siis nagu USA-s nagu päris asjad on ja kuidas kool ja akadeemiline kirjutamine ja keeletunnid ja saime jällegi hakkama ja siis viidi kooli ja siis oli 3 aastat Carbondale'is, toimus siis Sepa kunstiõpingud. See kool on nagu USA ainus magistrikraadi andev kool sepistamises, et ja Ameerikas ei olegi, kusjuures võimalik palju sepistamist õppida, ongi paar kohta veel, 3 kooli ja siis võib-olla nüüd lõpus ma vahepeal mõtlen, et tegelikult sinna kooli oli ka ainult üks nagu koht, et üks inimene sai, et lõppkokkuvõttes ma läbisin päris suure konkurentsi radalipu, et isegi sinna kooli, et mind sisse võetakse selle stipendiumi näol ja ma arvan, et mul oli see ikkagi päris siuke suur pagas on enda sees, et ma ei ole veel seda jõudnud kõike lahti pakkidagi. See kultuuriline erinevus ja kõik selline isolatsioon ja natuke koduigatsus on seda natuke veel enda sees hoian, aga siiski ma elan seda juba välja ja siin Eestisse, kui ma siis tagasi kolisin peale 3 aastat, siis pidi jällegi Eesti eluga pihta hakkama. Et see Eestisse jällegi tagasi integratsioon, töö leidmine ja kodu leidmine, et see ei tulnud ka kohe esimeselt asjad, kõik ei tulnud nii lihtsalt, et vanemad siiski elavad maal ja maainimesed ja neil on hoopis muud tegemised ja siis pidi nagu täitsa ise hakkama saama. Ja ma arvan, et ma olen lõpuks siin hakkama saanud ja olen kõike seda ületanud ja nüüd vaikselt pööran jälle elus uue lehekülje ja plaanin uute eesmärkidele edasi minna ja aga kuidas sa võrdled seda USA-s õppimist, mis sa selle jooksul siis, kuidas su käekiri võib-olla muutus, et kas sa tunned, et kuidas su käekiri on muutunud nüüd võrreldes Vigala, siis kunstiakadeemia ja siis nüüd veel Ja. No ma arvan, et see kõik on niimoodi nagu vormitav, nagu kuum raud olen nagu iseennast, et ma tunnen oma kehaga hästi intensiivselt igasuguseid asju. See ei ole ainult, et ma nüüd rauda tunnen või mõtlen, et ma tunnen nagu loodust, toitu, ma tunnen kohe, kuidas mingi asi annab mulle energiat ja mis nagu asi nagu tapab ja kuivatab. Selles mõttes olen hästi tundlik inimene. Võib-olla neid välja näita neid tundeid, olen nagu kõva või kivi ka vahepeal. Aga Ameerikas nagu peab inimene olema nagu ühes asjas väga hea.
ja selle järgi teda tuntakse. Aga Eestis on nagu minu arust neid ühes asjas väga häid inimesi nagu sa ei saa olla, et siis sa nagu kaod ära võib-olla, et sa pead olema nagu pigem nagu natukene multitalentsem, et palju rohkemate asjadega hakkama saama siin, et kas olla siis nagu see väike kala suures lambis või suur kala suures lambis. Aga su enda käekiri, mis sa tegid seal, mis su magistritöö oli? Mu magistritöö oligi siuke hästi süvasinine ja voolav raud jällegi. Et üritada rauda voolavaks muuta. Võib-olla käekiri ongi selline, et ma muudan raua hästi voolavaks. Ma tahan teda võimalikult nagu kuidagi teatud mõttes läbi sepistada ja võib-olla siis ka tehnoloogiliselt enda arendada, siis ma tegin palju sepakeevitust ja siis ma sepakeevitasin neid voolavaid tükke kokku omaette teisteks skulptuurideks, mis olid mõned nagu vabamas vormis, mõned ka nagu raamides pigem, aga sellist nagu see Carbon Dale'i kool, ütleme niimoodi, et no ma jälgisin ka seda, mille poolest on nende kool nagu tuntud, et seal taaselustatud teatud määral Damaskuse terase sepistamine niimoodi 70-ndatel. Daryl Meyer siis selline üks esimesi õpilasi seal koolis, siis tema hakkas selle Damaskuse keetmisega väga tegelema ja lõpuks keetis seal hästi palju mustreid, keetis Ameerika lipu, kõik triibud, väiksed tärnid, kõik 50, kõik ruudud, lipud, Damaskused ja nii pisikeseks ja veel USA alla kirjutatud ja hästi palju USA-d ja lipud ja kõik tähed ongi olemas ja uskumatu lihtsalt, et nagu kuidas ta suutis nagu materjali kokku keeta, et siis ma nagu palju natuke tegelesin selle Damaskuse ja sepakevituse tudeerimisega ka. Kuna endiselt professor Rick Smith siis tegeleb palju ka sepakeevitusega. See oli seal palju nagu õppida seda sepakevitust ja siis ma kasutasin seda sepakevitust ka nagu enda skulptuuri kokkukeetmisele. Et aga mina võib-olla võtsin nagu siukse vabama suuna, et ma ei läinud niimoodi alati raamidesse, ma lihtsalt tahtsin, et asi jääks kokku ja oleks koos ja annaks oma materjal annaks impulsi, mis mõjutaks tema kõrval olevat terast ja mis annaks veel omaette mustri ja kujutise detailile, et kõik ei ole ainult sirge ja metall võib ka metalli liigutada, kui ta on pehme. Ja et Damaskuse puhul on just see, et sa nagu keedadki kokku madala ja kõrge sisaldusega süsinikterased ja siis kõvem teras happega sõvitades seejärel siis jääb alles, pehmem sõvitu, tekib reljeefsus, tekivad kujundid, et üritasin seda nagu siis ütleme niimoodi sulandada. Ekas siis ütleme niimoodi, võib-olla ma ütlesin selle lihtsuse kaasa, selle vormi puhtuse ja siis ütleme Vigalast ma siis võtsin sellise raske raua ja ehtsa sepis ja nagu tehnoloogiat nagu kaasa, et siukse selle arhailsuse ja töövõtted, et ma arvan, et niimoodi ma olen end nagu sepistanud, nagu ei ole ikka kõrvale viskunud nende hoopide ja teadmiste eest, et ka austan tihti vanu meistreid ja sõnu, mis mulle on öeldud ja oma töödes ka tegelikult võib-olla ütleme niimoodi 10 esimest aastat siis kuni ütleme 10 aastaga ma alles usun, et saadakse meistriks. Ei usugi, et võib-olla varem peaks väga meistriks saama, et ma arvan, et 10 aastaga alles saadki mingid oskused, et ma arvan, et ka arsti ei peaks enne 10 aastat kindlasti nagu võib-olla nagu vedaga opereerima, tähtsaid asju tegema. Selle 10 aastaga nagu ma siis alati ikkagi mõtlesin võib-olla oma juhendajate peale ja mis nemad arvaksid ja tihti nagu alateadlikult küsin, et aga mida arvaks Heiro? ja nii edasi, et mis nende kriitikad on, et sellest ei tasu nagu kunagi nagu südamesse võtta ja nagu tunda end sitasti, kui keegi sulle halvasti ütleb natuke, et siis sealt nagu, ma ei tea, mul endal ei ole niimoodi, et ma pigem nagu üritan selle asja endas läbi elada ja mitte sellest nagu palju välja teha, et üritangi nagu äkki midagi muuta, et äkki tõesti, äkki mis siis on, ega
ma ei ütle, et minu töö on, minu tehtud on kõige õigem, et see kompromissi leidmine on nagu, see on väga tähtis osa, et see ei viitsigi nagu vaielda, aga pigem on nagu lahenduste leidmine, võib-olla koostöös on nagu nauditavam protsess kui suur vaidlemine. Kas Sepatööst tuleb palju koostööprojekte ette? Võiks rohkem tulla. Tihti võib-olla on siuksed, on abi vaja, et ei saa lihtsalt jällegi füüsilist parameetrite tõttu. Ongi lihtsalt abi vaja, keegi peab hoidma, keegi peab peale lööma, keegi peab puurima midagi. Et siis tihti abis käia või teised abis ja niimoodi ma arvan, et see koostöös sünnib ikkagi mingi energia, et see üks mu lemmik seppasid Claudio Botero Itaaliast. Temal on siuke ütlus, et one man is not the blacksmith, two men is not the blacksmith, three men are blacksmiths. Et siis ma usun ise ka sellesse, et ongi niimoodi, kui sa suudad selle asja nagu valmis mõelda, et sa oled sellise energia loonud, et sul on, sa teedki juba kolmekesi või kõik mõtlevad ühiselt, et siis sealt jõuab rohkem ja ei peagi alati rohkem jõudma, aga on see asi nagu õige, kui on jõudu rohkem. Aga ühesõnaga, sa tulid USA-st tagasi ja siis mis sa sai? Mis must sai? Alguses oli siuke vabakutselisem ja siis kutsuti EKAsse tööle ja siis õpetasin EKAS seppasid ja õpetad siiamaani? Õpetan siiamaani ikka ja enamasti teen seal meistritööd ja siis tegelikult vahepeal eks mul see ongi niisugune tormiline aeg olnud, see elu otsimine, muutused ja kolimised ja koos Sepiga kolimisega, neid masinaid on palju, et siis mul tekkis ka füüsiline seljalihase rebenestus ja siis ma siin natuke viimased aastad olen natukene hoia lihtsalt tagasi lihtsalt, ei saagi palju teha. Nüüd jällegi vahepeal teen liiga endale, aga üldiselt läheb paremaks, et Sepiga kolimine on ikkagi väga raske ja siis ütleme niimoodi, kahjuks vigastas mu selga ja siis ma nüüd olen jällegi targem, et seljaaju hakkas tööle, hakkas muga rääkima, et kuule nii nüüd jällegi ei tohi teha, et siis ma nagu selles mõttes avastasin jällegi enda kehas uusi organeid. Et ma arvan, et nüüd ma olen selline vahepeal sain isaks, selle üle hästi hea meel, laps saab varsti aasta ja selline hästi põnev aeg on olnud see eneseleidmine, ehitamine, õpetamine, kõik sellised asjad ja siis kuna jällegi asjad lähevad mul tihtipeale niimoodi, et ma vahepeal võin unistada ja mõelda ja siis kõik asjad sünnivad iseenesest ja siis kui see samamoodi nagu see seljavigastus tuli, sellega tuli ka jällegi kaasa, et tööpakkumine. Kutsuti õpetama kooli, et hoopiski puutöö tehnoloogia õpetajaks ja mees metsast, et oskab küll ja läksin Peetri kooli ja hakkasin lapsi õpetama. Sain kohe 5., 8., 9. klassid ja sain kohe täislaksu ja nüüd ma olen aga asendusõpetajaks ja nüüd ma olen seda 2 aastat teinud ja tulevik on nüüd natuke teistsugune, et isa puhkust sooviks ja loometegevusega tegeleda, et ma natukene tõmban koolidega pidurit ja uuest õppeaastast siis hakkan ka ise enda Sepigas, hakkan kursuseid õpetama ja loometööga tegelema ja last kasvatama ja endale natuke rohkem aega ja siis arenen natuke omas suunas ja siis vaatan, kuidas teised koolid edasi arenevad ja siis vaatame, mis edasi saab, mis siin maailmas toimub ja ei ole veel midagi siin kindlat lõpuni, et kunagi on mul ka plaane leida kuskil maakohas ja Hiiumaal ja sinna olen leidnud endale ühe punkri ja see on küll hetkel natuke siuke tunne, et siit ma nüüd leian aga see on mu hingelähedane nii äge koht, et sellest sellist kohta ja vaimu ja energiat pole nagu
leidnud, kus ma nüüd tõesti nagu tunnen, et ma hakkan maanduma ja see koht on nii väge täis ja vajab sellist raudset rikastamist. Ühesõnaga see sepikoda tuleb sinna ka? Sinna tuleb sepikoda, jah. Et mul ikka kas sa siis pead uuesti kolima seda kõike? Peale kolima, jah. Mitu rauda tules. Aga nüüd ma olen targem. Ma juba tean, kuidas kolimine käib ja olen õnneks teisi õpetanud siin kolima ja siin on ju nii palju sepikodasid ehitatud jällegi vahepeal, et see Kunstiakadeemia sepikoda sai kõvasti valmis ehitatud ja see on nüüd lõpuks see töökoda kõik töötab normaalselt ilusasti ja kas tekib ka mingi sünergia ja ongi võib-olla siuke hea nagu natuke vaadata nüüd natuke kõrvalt ka, et mitte ainult seal päev läbi roklaga sihverdada, sahverdada, asju puurida, tõsta, panna, pesta, et saab nagu natukene. Aga jah, natuke tahaks pausi, aga vähemalt on nagu see tagala on olemas. Et siin selle võib-olla nende teiste sepikodadega on alati see hirmu äratav, et kuhu nüüd siis nagu see mõte, et võib-olla peab kuhugile lagedile põllu peale kolima ja lõpuks, et kuna lihtsalt linnas ei leia üüripinda, et see koht on nagu jah, et mul on nende sepikodadega läinud päris hästi. Ma olen siin mööda merd ja rannikut väga ägedasti suutnud elada Tallinnas. Siin väga soodsate renditingimustega samamoodi. Et alustasin siis kultuurikatlast ja siis jõudsin Plessnerisse vahepeal ja siis olin mööda seda Tallinna lahte edasi, siis jõudsin sinna Sitsimäele ja siis nüüd olen siin Paljassaares ranna ääres, ja nüüd tulevikus siis nagu lähen Hiiumaale edasi, et mulle reisi jooksul... Vesi ja tuli. Vesi ja tuli, jah, ikka võib koos väga, jah, need elemendid on mul siin, mille pärast on väga tajutavad, et ma arvan, et nad on kõik omavahel väga seotud, et ma sinna seda aeda teen on samamoodi, et seal taimes on kogu see tuli ja päike ja vesi sees, mis sealt mullast tuleb, et ma olen ka siin rauda täis enamuses, et ma arvan, et ma siin tunnen päris hästi seda maailma. Aga siiski reiside jooksul on midagi endale selgeks saanud. Mingid lemmikkohad on tekkinud reisides, et hullud mõtted on ka sellised, et panen kogu oma väikse sepiga ühte konteinerisse, siis sõidan edasi mööda sadamat sinna kuhugi Mehhikosse hoopiski avastan. Et iial ei tea, kus see lõpp on. No, kui lapsed on väiksed, siis saab seda teha, eks ole? Ei, ma arvan, et suurte lastega saab ka seda teha. Okay. Ja. Nende ambitsioon on olla veel mänguline unistustega? Jaa, ma arvan, et ma ei taha veel, ei oska midagi öelda, et siin midagi nagu lõplik on, et ei ole lõplikku siin, miks peakski veel. Siin alles elu algab, nagu selline renessanss nagu on toimunud vahepeal. Võib-olla see kriis ja see koroona siin mõjus väga hästi, üli hästi võiks öelda iseendale. No nii hästi mõjus, et nii hea olla. Lihtsalt nii hea olla, et sai palju perega olla ja sai distantsi olla, et see kogu see õpetajatel võib-olla ta natuke mõjus. Muidugi ma siin natuke hinded pidin just kõvasti panema, siis see väsitas ära kõik need kodutööd üles otsida, aga ma siiski sain nagu seda leida ja enesega tegeleda ja vaimset tööd teha. Väga palju sai kriisi ajal just nimelt nagu iseendaga olla ja perega ja hästi palju nagu loomingulisi asju teha. Ehitasin kodus mingid riiuleid ja panin seeneid mulda ja ehitasin mingit maju ja remontisin ja siis ma tegin skulptuure ja gaasiaasja ja hästi tuhat asju. Käed ripakil ei püsi? Ei, iga päev on nagu umbes 6 projekti nagu. Suudad sa puhata? Jah. See on siis aktiivne puhkus midagi tehes? Aktiivne puhkus, jah. Ma ei teagi, jah. Ei, ma siin mõtlen, et selle suure puhkuse nimel, et üks hetk me siis kõvasti puhkame. Et mitte igavasest puhkusest, aga natukene nagu tahaks nagu saada need
asjad nagu joonde, et nagu öelda, ütleme niimoodi, et selja ta nagu tagas nagu sepiga oksist lukku keerata ja nagu tunda seda, et nüüd sepiga ta on valmis, et ma ei pea tulema siia mingisugust juhtmeühendust tegema. Kas sepiga ta saab kunagi valmis saada? Huvitav, jah. Mul ikka on see visioon, et ta võiks küll valmis saada. Ma arvan, aga siiski... Siis on aeg kolima hakata. Jah, siis on jälle aeg kolima hakata. Ja nüüd ta sai valmis. Lähme. Aga räägi, kas konflikte on vaja, et kunsti teha? Ikka probleemidest vahepeal sünnivad asjad, jah. Aga võib-olla siis kunst võiks kõnetada nagu ühiskonna teemasid ja ühiskond tihti püsinebki konfliktidel koos ja siis kunst võiks siis olla selle peegeldajaks või siis lahendajaks ja sõnumi näitajaks ja mingil määral nagu, aga kunst võiks siis tuua seda rahu, et seda konflikti ei tekiks. Tegelikult võib-olla natuke ka minu need rauaravitööd kõnelevad samamoodi konfliktidest ja näitavad seda piina ja painet, mis ühiskonnas on palju konflikte ja on lahendamata probleeme ja on palju asju, mis vajaksid nagu ravimist või sellist hella hoolitsust ja sõbrunemist ja ühiskond võiks paremini omavahel läbi saada ja arvan, üks korralik süst kulub ära küll kuhugi igale poole ja inimestel ongi rauda vähe vist tihtipeale. Minul ei ole. Palju huumorit sinu töödes on? Siis on ka huumor sinu töödes omal kohal? Ja ma ikka naudin nalja peab elus saama. Ilma huumorita ei saa, et ma ei tea, siin inimesed tihtipeale võiksid natuke vabamalt end võtta, soovitan kõigile olla lõbusamad, mitte nii tõsised. Tihtipeale tekivad konfliktid inimeste tõsisusest, enda egode peale pressimisest. Vaesest huumori meelest tekivad konfliktid. Jällegi, et ei saa inimesed oma hästi läbi, peaksid ikkagi rohkem nalja tegema. Milleks nii tõsine olla, et see tõsisus, ma ei tea, tõsisus see vaevab ära, et ei tohi isegi neid tõsiseid mõtteid endaga unne kaasa võtta, et siis ka ei saa piisavalt puhata ja ka magama minnes võiks nagu head mõtted kaasa võtta, et oleks nagu tuju hea ja kerge märgata. Mis on andekus sinu mõttes? Andekus, raske töö. Et see on ainult töö tulem? Ei, ikka seda peab ikka olema antud ka natukene. Arvad, see vaim ja huumor on ikkagi ka seal andekuse mingid osadalad ja... Võib-olla siis äkki teistmoodi küsida, et mis teeb ühest heast skulptuurist või sepisest või kunstist hea kunstiteose? Ma arvan, et see, kui see kõnetab ja see mingil inimesel on mingisugune, vajutab inimesele õigesse kohta ja iga inimene leiab selle enda jaoks nagu vaadates, kas see siis on nagu hea või halb, aga peaasi, et ta kõnetab, et ta tekitab mingi emotsiooni. Et kõige parem kunstiteos muidugi, ma arvan, on see, kus on see vau-efekt ja sa oled sellest mööda ja sa paned jahmatama ja sa oled lihtsalt hämmastunud. Et ta tõstab nagu kõrgemale siis? Ja ma arvan, et minu lemmikskulptuur on Anish Kapoori siis Taevaväravad Chicagos. Ma olen seal käinud korduvalt ja veetnud kümneid tunde, ütleme niimoodi ja seal all ja ümber ja all ja lihtsalt vaadanud ja imetlenud nagu seda teost, et see on nagu nii grandioosselt võimas teos, et ma olen isegi kunagi ise lihtsalt selle sama vormi nagu teostamiseks olen ise sellise oa teinud, et ma olen isegi kunagi lihtsalt seda vormi tajumaks teinud väikse sepistanud Anish Kapooriliku oa, aga nüüd peab seda mõtlema, et inimene on siin nagu nii tilluke, et see on nagu mingi 40 meetrit lai ja kõik on roostuvabast terasest ja läigib kui peegel, et see on lihtsalt nagu hämmastav vorm ja hästi lihtne, minimalistlik ja selle all seista ja kõiki neid peegeldusi näha, see lihtsalt paneb nagu jahmatama, et selline meisterlikkus on nagu
minu jaoks nagu täiuslikkus, et ma nagu tunnen ennast ka seal väga hästi ja tõeline täiuslikkus ongi seal selles lihtsuses nagu peitub. Kui palju seal on nagu sellist rituaalsust või nagu religiooni siis peidetud sinu töödesse või nägemisse sellest, et mida see? Ma otseselt ei tegele nii religioonile, aga ma arvan, et ma olen usult, olen nagu vaba. Ma olen selle usu peale ikka mõtlen vahepeal. Ma ei saa öelda, et ma olen mingi jumala ees olemas. Olen avastanud, et nagu ise olengi oma jumal, et lihtsalt kunagi Ameerikas hääletasin põhjast lõunasse ja vastupidi lõunast põhja ja läksin ühele metallikunstnike sümpoosiumile alkeemikute piknikule. Umbes minu teekond oli 1000 kilomeetrit. See võttis mul 2 päeva aega ja ma sain kohale jumala abiga. Sest umbes 99% inimestest võib-olla, kes mind peale võtsid, need olid sellised puhtusklikud ja läksid kodust välja, et nad peavad kedagi aitama ja siis nad ikka ütlesid, et jumal ikka tõi mind kohale. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kuhu ma siis nagu lähen sinna alkeemikute piknikule, et minu vaimu viib kohale nagu kutsumus nagu metalli vastu ja selline, et kuhu ma siis nagu lähen, et just kui ma sinna kohale jõudsin ja kõik olid sellised puht metalli entusiastid, fanaatikud, erinevad põlvkonnad koos ja olime lõkke ääres ja eriti lahe oli, kui ma teise päeva sümpoosiumi õhtuks kohale jõudsin. See oli vaimustav retk, aga see oli selline palverännak natukene, et ma olin ise nii puhas ja nii puutumata seal tee ääres. Kui Eesti mõistis oled sa nagu selline hääletaja, oled nagu tudeng on ju, et vaene tudeng, siis Ameerikas oled sa kas vanglast põgenenud, vaimselt väga ebastabiilne hull või mingine röövel või mingi killer on ju, et mida sa siis hääletad, et sa ei ole kindlasti mingi tudeng ja mingi Fulbrighter, et inimese hämmastas nagu, kui ma rääkisin, et mis ma siin teeres teen ja nad väga hea meelega viisid mind edasi lõpuks. Aga kõik need tee otsad olid nii lühikesed ja ma sõitsin vahepeal autokastis ja koos koeraga ja ikka uskumatuid teekondasid ikka inimesed võtsid peale ja Ameerika ikka nii suursugune maa, aga neil on ikka ühiskonnas väga suured probleemid ja praegu küll mina seal olla ei tahaks enam. Ma arvan, et ma väga õigel ajal sain tulema. Ja usk nagu teistpidi veel, et jah, ma arvan, et see enesesse usk peab olema lõpuks see, mis nagu siis selle teose valmis teeb. Et tegelikult keegi teine seda sinust valmis ei tee. See on ka nagu selgeks saanud, et enesesse usk, et kui seda nagu ei ole, et siis see töö nagu valmis ei saa, et ma olen nagu uskunud võib-olla jah, kogu selle aja siis, et sepistades, et ma nagu lõpuks minust saabki mis sepp ja ehitangi lõpuks sepiga valmis ja ma ei ole endal mingit tähtaega pannud ja see usk viib nagu endiselt edasi, et vahepeal ei ole ka nagu, on teisi mõtteid olnud, aga nagu ei ole midagi kütkestavamat tekkinud oma ellu, et need inimesed, kes selle metalliga tegelevad, neil on ka samasugune pistik ja meie pisik sisse tulnud rauast ja metallitööga, et kõik on nagu natukene haiged oma moodi, et jah. Kuidas sa jagad oma aega pere ja metallide vahel ja, sest et ma saan aru, et sa oled praegu siis 3 kohas põhimõtteliselt tööl, et sa oled või isegi 4, sa oled pereisa, siis sa oled siin oma sepikojas kunstnik, siis sa oled kunstiakadeemias ja siis sa oled olnud veel seal Peetri koolis ka. Et kuidas sa nagu, kuidas... Jah, see on nagu... Kas on vaja nagu valida seda jagamist või on see tulnud see lihtsalt või on see keeruline? See on nagu... mingil määral on ikkagi töögraafik on ees, et
mul paraku tamatult on nagu jah, üks asi on nagu juurde tunda, on nagu teine asi juurde tunda, kõik asjad olen juurde võtnud, et. Kas sa ise oskad ei öelda? Ja nüüd lõpuks oskan küll, jah. Nüüd see uue aasta plaanik siis? Ei, ma juba siin juba mingi aasta aega juba niimoodi päris hästi olen suutnud tellimustele ei öelda ja igasugustele asjadele, et lihtsalt ei teki enam, pole aega hetkel tegeleda tellimustega. Mingid pikad tellimused olid ja need natuke põletasid palju hinge sellise, ütleme niimoodi, võib-olla selle raha eest tegemine, nii et mulle tundub, et natukene nauditavam see, kui ma saan seda raha teenida niimoodi, et ma annan inimestele teadmisi edasi ja siis selle teenitud rahaga siis ma nagu saan investeerida selle peresse ja sepi võtta, et perega ma üritan alati ka võimalikult palju koos olla, õnneks väike laps võib-olla läheb vara magama ja ma saan hommikut ja päevad palju suure osa nagu koos veeta ja siis ikkagi leian natukene enda jaoks ka aega ja kui ma enne natuke rääkisin, et siis ma plaaningi natukene asju vähemaks võtta ja siin kuna asju lihtsalt tuleb juurde ja tahaks aina rohkem tegeleda teiste asjadega ja võib-olla hakata siis tegelema oma koolitamistega ja et ei oleks ainult nende teiste inimeste koolitamine, nende väikeste laste pakuvad ka palju rõõmu, aga lõpuks on see korduv muster, iga september on kõik samasugune ja et see nagu lõpuks 2 aastat on hästi tore olnud, aga ma arvan, et ma nüüd läksin sinna kindla teadmisega, et ma lähen asendusõpetajaks ja ma tulen ära paari aastaga. Jällegi see vabadus ja see aeg, kõik ma nagu näen seda, et see lapse kasvatamine on nii tore ja see on jälle kodus olla ja see on siin olla ja täna on Eesti riik, et meil on isapuhkus ja saab sellist asja endale natuke lubada ka ja isad saavad ka natuke mängida ja lapsedele ja mingil päeval muidugi tahaks nagu lapsed ka sepi võtta tuua ja neile sepistamist õpetada ja see on ka hästi parem mõte ja ma olen neile siia selle aia nagu loonud, et neil oleks hea ja turvaline olla õues ja süüa hernest ja maasikat ja mida iganes mulda suhu toppida, et las nad siis vaatavad ja näevad neid skulptuure ja taiesid, mis ka õues on ja saavad rauamaitset ka suhu, et milles see, et praegu sa räägid, et sellest konkreetsest nagu kirjeldusest, et mis sa nagu hakkad tegema, aga et mis sind siis inspireerib? Sind inspireeribki materjal ja pere või mis sind veel? Ma arvan, et see tööprotsess on ju. Perest ma vist ei oska veel nagu inspiratsiooni nii palju leida, kindlasti sealt on ka mingid väiksed mõtted. Perele kui niimoodi midagi luua on väga inspireeriv ja kodu hoida ja see on väga inspireeriv ja siuke turvatunne, mida nagu muud moodi seda nagu ei osanud nagu ette kujutada, nagu seda ei ole, et siis nagu seda ei saagi olla, et sellest võib ainult unistada. Aga mind inspireerib võib-olla tööprotsess ja materjal on ja kindlasti leidmaterjal on väga huvitavad rauaobjektid võivad olla, et raud on tihti nagu betoonis sees ja seda ei näe, on ju, et puhas, ilus, haljas, roostes raud, ilusa ussiga ära söödud tekstuur on ka teinekord väga inspireeriv, see on nii looduslik nagu pehme kui apelsini nahk on ju, aga teda veel tules saab nagu väänata ja just see, et ta muutub plastiliseks ja see, et ta on nagu pehme ja voolitav, mitte ta ei ole enam nii kõva ja rölk, et ma saan nagu selle võib-olla see ületamine, et see tööprotsessis, et ma saan sellest kuumast kõvast materjalist saan midagi teha ja hoolida. Võib-olla ma olen ise oma loomult nii peenike poiss, et ma nagu lihtsalt nagu võt, see on minu asi, et ma tegin ära kõvast asjast midagi ja see on võib, ma arvan, siuke tegemise rõõm ja aga see voolav raud, see voolavus, see plastika, see vorm, mis tekib, see kas või siin samas selle kõrval on mingid torujupid kokku pressitud, et sellist vormi nagu niisama nagu palju jällegi ei loo on. Väga uhke. Aga ma mõtlesin seda selle aspektiga rohkem,
et sa nii rääkisid, et sa nüüd oled vabakunstnik ja ise puhkusel, aga tegelikult sa mainisid ka seda, et sa võtad osa konkursitest, siis sa teed tegelikult disainerina, teed tooteid, siis sa teed veel kunsti, et tegelikult on sul siin ka nagu hästi palju nagu... Ma seal ei taha ka veel nagu... Teedki jätkad kõikide nende? Jah, kindlasti jätkan kunstikonkurssidega. See tundub natuke selline ambitsioonikam, et kui nagu kuidagi oma nime ja midagi ennast nagu näidata, et on suuremalt avalikkusele, et see tundub nagu lihtsalt teatud mõttes kõige parem võimalus, et meil siin Eestis paraku nagu nii jõukaid kliente ei paista olevat, kes endale mitmesaja tuhandesi skulptuure sooviksid tellida ja oleksid tellinud, aga siiski olen avatud, võin kõike teha, et tootedisainis või see disainerina, kuidas ennast, kas kunstnik, disainer? Ma arvan, see kõik kooskõlas küll, aga ma disainin, kui mina disainin, siis ma tahaks nagu, et see disain oleks kuumplastiline. See vorm oleks väga nauditav, rauast oleks midagi, selle vormi nagu väga nauditav vaadata. Ma ei ole otseselt midagi tootnud lettidele, võib-olla see on kunagi, hakkan tootma hoopiski piirkaatreid näiteks. Või jalgrattad või kanuusid või mida iganes või potte või panne või haamrid, et siis nagu... No sa oled aedasid näiteks teinud? Ja ajakujundus lihtsalt, see on niisugune hobi ja see on nagu enese naudinga, see taime kasvatamine, käed mullas ja see taaskasutamine ja see oma... Ei, no ma mõtlesin pigem seda, et sa oled disainid selle juugend ja see oli väga kaunis. Ja seal ongi jällegi, selle ilu tekitasid need detailid, need sepised, need vormid, mis plastika või lüüa haamri ja torniga ja kuuliga ja siis see kuuli eest voolab raualaine eemale ja tekib see detail, see on see, mis on siis nagu hingele nii hea, aga näiteks siin mul selleks ajukopp siin selja taga. Ma siin vastas, et mis nagu tema puhul on selline, võib-olla selline nagu lahe. Sinu käes on ilusasti näha, et sa ei pea täitsa siia, et see rõnima. Ja, mis tema puhul näiteks jällegi, et ta on ühest tükist valmistatud. Et mis minu puhul temale on, et see voolavus, see plastik, et siit sellisest nelikandist hakkan venitama, siis ma teen ta hästi peenikeseks ja võtan... See on ühest nelikandist? See on ühest tükist, siin ei ole mingit keevitust ega midagi, ühest tükist tehtud. Vau, väga ilus. Et siin see vorm, mis tekib, see plastilisus, kui seda sama terast lüüa niimoodi kokku ja siis jällegi nii laiaks lüüa teda, et tal tekib selline mõnus nurgelisus, et peab nagu jälgima igat lööki ka, mis nagu haamer teeb, et see on nagu selline prototüüp, et ma ei ole jällegi tahtnud minna sellist kommerts või nagu müügitööd või sellist toodet ja ladu ja sellised sepad, kellel on poed ja laod täis ja nad müüa ei oska oma asju, selliseid on päris palju, et ma nagu seda õnnetust endale ei taha, et mul niigi on kurb meel natuke, kui mul siin rauad lihtsalt seisavad, et nad midagi ei tee, et need laopinnad natuke emotsionaalselt natuke väsitavad, aga mul vanas töökohas oli niimoodi, et seinad olid riiulid ja materjalid ja sealt ei võta mitte kunagi mitte midagi alla, siis kõik oli peidus ja nii vastik oli vaadata ja rusus. Ja siis selles töökohas ma olen nagu läinud seda tööpraktikat, et otsustasin ära, et töökohas ei olegi, töökoda ei ole ladu, töökohas ongi masinad, on puhtus, et ei teki sellist ängistust, et need poolikud tööd vaatavad nagu kuskilt nii palju vastu ja see nagu piinavad natukene hinge ka. Et siis on kohas materjal, üks objekt korraga nagu protsess käisub koos, et see võib liiga ära esitada, ma lihtsalt tunnen, et see rõhus nagu jah, et siis nagu olen EKAs ka töökoda ehitades püüdnud sama nagu jälgida, et lihtsalt õhk ja ruumikus, et mitte asjad, mis jäävad sinu ümber aastakümneteks, et seda nagu et ma olen nagu selle laohoone olen siia kõrval endale mingi hoone putka püsti pannud ja saan seal hoida enda selliseid poolikuid töid, muud mitte nii väärtuslikud asjad enne, et võib-olla kunsti valmisobjektide hoidmisega on nagu suurem küsimus, et
kas neid nagu pakendis hoida või kõige parem on, kui nad on kuskil nähtavad ja galeriis või kingitud või et siis see on nagu... Kus sa müüd praegu oma töid? No, kuidas nüüd võtta? Ma ei ole nii väga midagi müünud hetkel. Hoiad neid enda käes? Hetkel hoian enda käes. Mul ei ole see hetkel nagu see eesmärk olnud. Et olen... Et kui tahted, mis sul on olemas, siis... Jah, saab muidugi konsulteerida. Mul on mitmed töid olen ka maha müünud ja kuidagi näitustelt on astetud, mis on väga hea olnud. Paljud on ka peius, aga ma ei ole seda sorti inimene jällegi, et ma tahan väga peale pressida ja et ma nagu muud moodi ära ei oleks, et ma nagu see kuidagi nagu ütleme niimoodi võib-olla ma siis tahan jällegi teha mingi retrospektiivnäitust mingi aeg, et see on nagu kunstniku tudengipalvetööd on ka, aga see on nii kauge mõte, et nad võivad olla ka mul alles ja tegelikult tahaks ju ikkagi et suuremaid avaliku ruumi konkurssidel veel osaleda. Mul on praegu mitmest osa võetud ja ootan tulemusi ja selles mõttes, et elame-näeme, kuidas see läheb. Ja siis hakkan... Te võitsite ju ära ka selle ühe suure skulptuurikonkurssi. Räägi sellest. Jaa, võitsime koos Rainer Kaasi-Kaaslaviga riigi kunstihanke Jõgevale Eesti Taimekasvatuse Instituudi ette. Tegime ühe suure tera, sellise roostevabast 5 meetrit kõrge, täispoleer, siis selline suur seeme. Siis siin töökohas ei mahtunudki tegema, vaid rajasin selle jaoks veel kõrvale ruumid ja siis sai see horisontaalis valmis ehitatud ja mitu kuud tehtud ja lihvitud ja keevitatud ja üleval ta seisab väga uhke töö, päris muljet avaldav selles mõttes, et ütle nüüd uuesti, kust me läbi sõites ja mida peab vaatama? Jõgeva alevikust Eesti Taimekasvatuse Instituut. Ja siis seal ees on see suur skulptuur? Seemne V10. Seal ees paistab ja peegeldab, et see hiljuti sõitsin mööda üle pool aastat juba hiljem ja väga heas seisukorras oli. Ma pole väga roostevabaga tööd teinudki, aga ma olen palju uurinud seda, see on selline nagu siuke roostevaba on natuke selline, ma ei saa öelda hirmuäratav tehnoloogia, aga natuke aukartust äratav ja ta nõuab ta on ka hästi kapriisne materjal, ta natuke läheb sinna klaasi moodi juba, et kõike, mis sa teed, aga ta jätab kriibud, jäljed, kõik see pind on hästi siuke, vajab hästi delikaatset kirurgilist lähenemist, võiks öelda, kõike pidi hästi hoidma, katma, lihvima, varjama, mitte valesid tööriideid, asju, puhaste kinnastega umbes, mitte ühtegi raua süsiniku säret ei tohi sinna lennata. Metall, raud ja mustraud ja roostevaba nüüd peab täitsa eraldi olema hoopiski, et selliseid paljusid tõdesid ma tean, aga ma ei olnud sellist tööd nagu varem teinud, et küll nagu ise natuke keevitanud ja õppinud seda tehnoloogiat ja just nimelt nagu seesama Anis Kapoor ka võib-olla sama tööga inspireerinud on ju, et kui tema tegi sellise oa, siis mina tegin seemne natukene väiksema, et sealt kindlasti on nagu selles mõttes need tööd on omavahel väga seotud. Et tema on nagu selle töö inspiratsiooniks, et sellist midagi sellist mastaapi ja efektigi, et kui Chicagosse lennata ei jaksa, siis soovite Jõgevale minna. Jõgevale saab rongiga ka. Väga äge raudteejaam oli selline. No võt, praegu on just see suvel ju kõik matkavadki ratastega ja jala ja tunne Eestimaad. Jaa, mul seal Jõgeva hakkab juba omad mingi ujumiskohad olen leidnud seal vaikselt lähedal ja avastamist on palju ja... Oled sa suur matkaja? Võiks suurem olla. Aga mis sa muidu väärtustad üldse? Mis on oluline? Ma arvan, et sõbrad tead, kõik head suhted on. Ma arvan, et head suhted on mul põhiväärtus olnud läbi aja. Et kuigi sa tegeled nagu asjadega, siis ligimesi hindad kõrgemalt?
jah, et võib-olla lihtsalt tead suhted inimestega, vahet ei ole, kus nad pärit on, aga et inimestega lihtsalt hästi läbi saada kogu elu igast staadiumis, alates lasteaiast, et kuni kõigeni välja, et siin nagu igal pool kas või ehituspoes, et see on hästi suur väärtus mulle, et inimesed omavahel hästi läbi saavad, et hoiavad kokku ja aitavad teineteist. Väga ilus. Siuke hästi lihtsalt tööd mulle. Aga mis on näiteks sinu jaoks, sa rääkisid just nagu seemnest, aga räägi, mis on seeme, ehk siis nagu selle õnne saladus. Mis on õnne saladus? Õnne saladus. Tuleb olla õnnelik ja mitte nii väga muretseda, et asju võtta natuke kergemalt ja üldiselt arvata, et küll läheb paremaks. Pole eriti arvanud, et elus õnnetu olen. Jah, ei oska õnnetu olla. Natuke on raske vahepeal, natuke kuidagi asjad kõigil kuidagi ei lähe niimoodi, aga mulle vahepeal piisab mõtlemisest, et mul lähevad asjad teoks, et see on nagu kõige kummalisem vahepeal. Seda ei saa ära sõnada, aga on päris palju asju on siin nagu vahepeal on mingi teine võim ja vaim on kuskil. Ja tekivad ideed ja aega läheb, aga asja saab on ju. Et mis võib-olla teeb inimesi õnnetuks on see kellaajast kellaajani, et see kellaaeg võib-olla seda asja ei eksisteeri täpselt, et see kell ajab inimesi tulluks. Et see aeg ja see ajapuudus ja see, et kui saad sellest ajast nagu vabaks võtta, ma ei tea, plastseks teha, panna see aeg voolama, nagu sa oma rauaga teed. Ja see ongi võib-olla, et ma nagu sealt nagu võib-olla seda päeva nagu venitan vahepeal pikemaks öösse välja ja siis on öös on nagu omaette üksinda olla ja teistpidi jällegi, et võib-olla kuidagi on seda aja nagu laveerimist ja nagu sellist painutamist nagu sellega tegelen, et tihti ka tähtajad on nagu need, mis jõuavad, paratamatult on viimasel minutil ja aga mis siis ongi paremad ideed, ega kurat, ega ei saanud ennem ju seda head, pole vahepeal ju, lõpuks need asjad kulmineeruvad ja kõige paremad mõtted ongi, need ei ole võib-olla viimasel õhtul, aga need on ikkagi, nad on kuskil olemas ja see energia saab kogutud ja selleks viimaseks pingutuseks ja siis on nagu siis on jälle hästi hea olla. Et siis nagu kõigega, et võib-olla see skulptuur ka nagu enne valmimist ta nagu võtab aega natuke vormimisega ja siis lõpuks on valmis, et ei ole nauditav. Ja see pinge ka lõpus, pinge on sa nagu tunned ka, et see nagu sa tunned seda asja. Muidu selle võib-olla mõtled selle asja, elad seda teistmoodi läbi, aga siis kui see tähtaeg on käes, siis sul lihtsalt kavu kehaga higistad ja vahepeal värised ka, et see nagu see on natuke vahepeal valus, et see vahepeal piinama, et aga võib ka vahepeal nagu endal valus olla ka, et sa nagu tunned seda maailma energiat nagu paremini. Et ma nagu arvasin, et ma ei olen õnnelik, aga võib-olla ma siis kuidagi tunnen seda nagu lõplikku valu läbi selle kunsti tegemise, et nagu nüüd lõpupiin nagu on selline, mis on seal lõpu ots, et siis see on nagu teatud määral nagu, seda ei saa igalt poolt, seda ei saa nagu lihtsalt, et mul nüüd täna tahan samasugust tunne, et ma ei saa seda saab ainult nagu lõpus, see on nagu, ma ei tea jah, kõik on nii hästi, et peab siis kannatusi otsima endale kuskilt, et absurdne. Mis on elu mõte? Elu mõte on ka elada, olla õnnelik, olla teiste vastu hea, nautida elu. Elada ise endale, aga siiski ka väga palju nagu koos teistega, et ei saa ise endale oma ego maailmas ainult elada, siis seal ei ole minu jaoks mõtet
pigem on natuke ühiskondlikum. Ma ei arva, et järgmiste tootmine elumõte, see on hästi tore, kui neid tuleb ja mina tänan palju rõõmu ja väga hea on ka neile seda toredat elukingitust edasi anda, aga minu elu mõte on, ma tahan olla õnnelik lõpuks ja seda looduse ja elu ilu nautida ja vaadata ja selles rauatööga nagu seda paratamatult on, seda voolavust ja ilu, seda kõtkestavust, mis siis nagu tuli ja kuum raud endas peidavad. See on ikkagi väga-väga seksikas. Aga mis on sul soovitusi ka? Soovitusi? Kas oma õpilastele või oma fännidele või kas kolleegidele, sõpradele? Soovin neile kõike head. Ma olen sulle väga tänulik selle vestluse eest. Mul oli hästi tore. Hästi huvitav oli, võtan seda nagu 1000 puhta kullana ja hakkan kohe nii elama. Ja no ma ei tea, natuke... Täiega huvitav oli. Mina rääkka muud moodi esk elada. Rahulikult peab ikkagi elama ka, et see müristamist on palju ja eks ma vahepeal oma tööga ikkagi, ma tean, ma valmistan vahepeal ka naabritele peavalusid ja kõik ei saa magada ja kellel kukub lagi alla ja et see sepistamine on nagu tihtipeale ikkagi nii äärealadele nagu viidud, et siin Paljassaares on ka nagu lahe olla, et ma olen siin natuke teatud määral isolatsioonis, aga ikkagi naabrimehel on halvasti ehitatud siin töökoda ja tal kukub lagi alla ja autode peale ja siis ma ei saa ka nii palju sepistada. No jah, siis on ikkagi piir on ees. Üks küsimus oli, kas on kuskil nagu teostamatuid ideid veel või mingisuguseid või kuidas sa sellesse mõtled? Ahah, ja tahaks teha. Kas kuskil on piir ees materjalil? Jah, et no eks ikka tahaks kuhugi kosmosesse võib-olla minna sepistama, aga tegelikult ei ole, ma ei ole leidnud sellist asja, mis tahaks, mis tekitaks piire, et üritan natuke ka ikkagi 2 jalaga maa peal olla, et see raud juba ei lase õhku tõusta niisama. Aga ma üritan kuidagi tulevikus natuke veel teiste energiate abil, ma arvan, nagu sepistama hakata, et avastada rauas ja sepistamises veel midagi uut, mida ei ole veel avastatud. Mul on omad sellised mõtted on, et Sherlock. Ma tahan seda rauda niimoodi mõnusti kuumaks ajada, et lihtsalt sealt midagi veel lahedat siis niimoodi, et välja imeda. Pärt on ju ka öelnud, et tema tahab seinast läbi minna oma muusikaga. Ja ma tahan sealt rauast ka natuke läbi minna ja paar tiiru veel seal peale tõmmata ja seda veel sisse näha, et seal raua sees on veel minu jaoks niisugune omaette maailm. Ja ma ei arva, et ma olen veel õppimisega oma teed lõpetanud. Võib-olla lähen veel kooli, hakkan materjaliteadust õppima ja midagi kõike veel uut ja veel tahaks kapteniks õppida ja meresid seilata ja et see hariduse tee ka ei ole veel täitsa niimoodi. Arenemisruumi on. Jaa, ikka tahaks. Vahepeal ongi see, et mandud ära oma töökaas võib-olla hakkad mõtlema, et tahaks natuke kuskilt juurde saada midagi, et kõik annad teistele teadmisi, aga endale antakse nagu natuke vähem tagasi vahepeal. Aga kaua see inimene nüüd õppima peab ka. Aga eks iga asi omal ajal ja või siis natukene hiljem. Jah, oma Paltmäe vajab ka veel ehitamist. Unistusi sul jagub. Jaa, mul ikka unistusi natuke on. Ei torma ka igale poole kohe. Aga siiski oma elus ka ise ära tormata. See on ka see natuke, mis paneb ennast natuke vaatama. Et see vahepeal, kui ma olen hästi jooksen kreeni, et siis ma ei naudi seda, kui mul on nagu tähtaega mitmeid asju jooksnud kokku, siis see ei ole see nauditav.
siis see on nagu siuke, see on nagu haigus juba, milles peab nagu enne need otsused ära tegema, et kui nagu mingid asjad nagu ei tohi omavahel ka clashida, et erinevad tähtajad ja et siin on nagu need pööripäevaaegsed ajad nagu siis tihti siin, eriti meil Põhjamaa inimesed siin muutuvad ja lähevad stressi ja jooksevad umbe siin enne jõulu ja jaanipäeva ja siis puhkavad ja siis väsitavad enne seda ja see ka tegelikult ei ole kõige tervislikum, et siin peaks juba nagu vaikselt ennem nagu hakkama tasakaalus hoidma neid, et mitte siis jällegi samamoodi, et mitte üle sööma siis nagu, et ongi inimesed viivad enda elu nii kuradi äärmusesse, et lihtsalt nagu ma ei tea, et võib-olla see on nagu sarnane, see toitumine ka nagu see tähtajal nagu siis see teose valmimine, et see jaani see suur söömine ja siis see suur jõulusöömine, et see on nagu täpselt samamoodi, et inimestel, kes loomisega ei tegele, et nendel on täpselt samamoodi nagu see, et pingutavad nii palju ja tegelikult see kõik ju jällegi väsitab hästi palju ja kas see kedagi nüüd jällegi õnnelikuks tegi, et see loodan küll. Olgu. No, palun. Paneme siinkohal pakid kokku. Aitäh sulle! No, palun.